protsessid jätkuvad samasuguses suunas, nagu nad on pidevalt jätkunud ja jätkuvad veel kiiremini, sest ameeriklased ütlesid, hea küll, et kui meie pingutused ei ole teile nagu vastuvõetavad, siis katsuge ise hakkama saada. Siis tegelikult võime me jõuda ka sellise olukorrani, kus mitte ainult Ukraina ei kaota seda sõda palju rängemate tagajärgedega kui praegu, vaid võime jõuda sellisel juhul ka olukorda, kus Venemaa edaspidised nõudmised on juba väga palju kaugemale ulatuvad. Et nüüd me ei nõua enam seda, et NATO ei laiene Ukrainasse, vaid me nõuame seda, et NATO taandub näiteks 2003. aasta eelsetesse piiridesse. 2004 oli see laienemine, kus Eestiga aegsel kaasati. Jah, nüüd on meie nõudmine selline, tõmmate meie piiride tagant minema. Mitte kusagil ei ole enam kokkupuudet NATO-l Venemaa piiridega, see on meie nõudmine. Soome, Eesti, Läti, Leedu. Дальним русский город! А прибалтам, которые хотят исказить историю, я желаю смерти. У нас Искандеры стоят, они уничтожат всю Прибалтику, они уничтожат Таллин, они уничтожат Ригу, они уничтожат Вильнюс, все, Варшаву. Будет катастрофа. Если они будут продолжать эту вакханалию, то мы их уничтожим. Киев уничтожим. Уничтожим Бухарест, Варшаву, эту самую Бухарест. Уничтожим Будапешт. Мы их всех уничтожим. Прагу уничтожим. Все будут на коленях стоять, если они не покаятся. Ja siit riburada mööda edasi kõik minema. Ja nüüd meil on selline nõudmine. Ja see ei ole üldse ebarealistlik. See võib ka sinna maale jõuda. Kusjuures mina pean ausalt ütlema, tean, et siin on nüüd hea koht, kus saab saatest välja lõigata, kui keegi soovib, aga mis siis? Mind ei huvita. Et mingit pidi oleks see ka väga tervendav, kui asjad ka nii läheksid, et NATO sunnitakse taanduma ka Balti riikidest. Ja öeldakse, jah, nüüd on selline asi, et siit kolite minema, lähete minema, jääb see neutraalseks buffertsooniks. Eks ei kuulu mingitesse sõjalistesse liitudesse need riigid. Ma arvan, et mingit pidi meie poliitiline kliima terveneks sellest päris kõvasti. Ei saa enam pidevalt lehvitada loosungeid ja ülbitseda ja rääkida siin põlvili surumisest ja tükeldamisest ja ma ei tea millesteks, vaid tuleb hakata mõtlema, mida sa suust välja jääd, rääkima vastutustundlikku juttu. Sellepärast, et keegi sinu selja tagast ei kata, sa pead ise olema suuteline oma sõnadest vastutama ja oma poliitiliste valikute eest vastutama. Mingit pidi mulle see lahendus täitsa meeldiks. Sest see, ma ütlen, looks palju sellise tervema poliitilise kliima, et inimesed hakkaks nagu suuremat sellist reaalsust taju ilmselt üles näitama. Русский город! Киев! Русский город! Дальним! Русский город! Минск! Русский город! Вильнюс! Русский город! Варшава! Русский город! Рига! Русский город! Берлин! Русский город! Стамбул! Русский город! Константинополь! Русский город! Наши МиГи сядут в Риге, наши танки будут в Праге. Наши МиГи сядут в Риге, наши танки будут в Праге.